Järgmisena räägime sellest, kuidas on võimalik joonistatud objekte üksteise taha peitu viia ja peidust välja tuua, kas siis sammhaaval või korraga. Antud näidises siin, kui te vaatate, on mul kokku 3 joonistatud objekti. Mul on ring, mul on siin ringi taga kastikene, ristkülik ja kõige taga on veel nool. Ja mina näiteks soovin, et see nool oleks hoopis selle ristküliku peal, aga samas ringi taga. Siis selle jaoks tuleks mul see nool ühe võrra ettepoole tuua. Esimene samm, mis tuleks teha, ära märkida objekt, mida ma soovin liigutada ja seejärel siis kasutan hiire paremat klahvi ja avanevast kiirmenüüst valin järjestus ja näete, et siin järjestuse all on siis kõik need vajalikud käsud näha. Too kõige ette korraga, too ühe sammu võrra, vii tagasi ühe sammu võrra, vii kõige taha. Mina antud juhul siis valin sellest menüüst, et too ettepoole, ühe sammu võrra. Ja näete, et ta endiselt jääb ringi taha see nool, aga sellegi poolest on ta nüüd ristküliku peal. Kui ma sooviks ta kohe kõige ette tuua, siis ma teen samamoodi parema hiireklõpsu märgitud objektil, järjestus ja ütlen too kõige ette. Ja nüüd on näete nool siis mõlema objekti peal. Ja vaatame ka tahaviimist. Näiteks ma sooviksin selle ringi viia kõige taha, nii et isegi oleks selle ristküliku taga. Siis ma märgin ta ära ja teen tema peale parema hiireklõpsu ning seejärel järjestus ja ütlen vii kõige taha. Tulemuseks näete, on ristkülik selle ringi peal ja on ka noolekene selle peal. Võimalus on kasutada ka neid käske siit nupust. All tööriistariba peal näete samuti on nupp, mida võiks kasutada, aga tingimus siis, et need valikud oleksid aktiivsed, on see, et teil peab olema mingi objekt valitud. Näiteks siis valin ringi ja seejärel siit nupu alt saan niimoodi siis, kui te liigute hiirega peale, ta kirjutab teile ka, too kõige ette ja jälle ring on kõige ees. Nii et sellised käivad need operatsioonid, juhul kui teil on mitu joonist üksteise peal või ka pilti ja te soovite ühte siis ettepoole tuua või vastavalt tahapoole viia.